Hei, Heidi taas siin ja ma olen oma salvestamisega jõudnud 4. video juurde, nii et hei, nii tore, kui sa siin oled, ütle mulle tšau. Ja alustame siis täna sellest, et räägime jälle sinu haav loob sinu reaalsust. Ja täna on mul 4. teema selle haava teema juures ja ka äärmiselt põnev. Nii et head kuulamist ja vaatamist sulle. Ja osale palju, anna mulle like südameid, jaga seda videot, kui see sind kõnetab. Ja täna ma räägin siis sellisel teemal nagu kuidas siis, kuidas siis see haav sinu jaoks töötab. Nii et ma võtsin siia endale taustaks sellise kummi, täitsa tavaline selline kontorikumm, mis ma sahtlist praegu leidsin. Ja see annab hästi hea nagu selle metafoori sulle, et sinu haav töötab täpselt nagu see kumb. Jah, nii et proovi nagu mõelda, et mingi teema, mis sul on nagu selline haav on ju, mis ümber või üle sa ei saa, on ju see sisemine haav on ju, mis hoiab sind tagasi saamas kõike seda, mida sa tahad oma ellu. Ja ta on sul väga halb uskumus, siis ütleme nii, aga see on rohkem kui uskumus on ju. Nii et ma tahan, et sa kujutaksid seda ette ja kui sa tõmbad seda kummi tagasi ja tõmbad seda kummi siin tagasi, nii palju kui ma saan ja, ja siis ma lasen selle kummi lahti, siis see kumm lendab kuskile on ju. Ja see määrab ära, kuhu siis kui mul oleks siin kivi taga, siis see määraks ära, kuhu see kivi lendab, on ju. Nii et sinu haav töötab täpselt samamoodi nagu see ling, on ju. See, mida sa oled kogenud, see, mida sa oled enda kohta uskunud, see määrab sinu elu suuna. Sa valid teatud võimalusi, sa väldid teatud võimalusi, sa lähed teatud ruumidesse ja teistesse mitte. Sa isegi ei saa aru, et see ei ole juhus. See ongi see alateadlik trajektoor. Ja kui see haav ära võtta, siis kaob nagu vajadus enda järele, et need tuttavad asjad, need erinevad asendustegevused on ju, need erinevad nii-öelda enda toimetulekumehhanismid, sest ega need toimetulekumehhanismid ei ole tegelikult midagi valet. Ja me kogu aeg ju proovime erinevaid toimetulekumehhanisme leida ja tegelikult see toimetulekumehhanism on sind säästnud milleski. Ütleme näiteks, et kui sa oled kaalus juurde võtnud, sul on kehakaal ei ole korras, siis see toit on sulle kuidagi olnud lohutuseks või alkohol on ju. Et ta on olnud sulle lohutuseks ja ta on teinud head tööd, et sa oled elus, on ju, siiani. Nüüd sa saad valida, et kas sa tahad sellega, kas sa oled valmis selle haava ära puhastama, et see toit ei oleks sulle enam lohutus, on ju. See ei oleks emotsionaalne sööja enam, on ju. Või alkohol ei oleks enam, mida sa tahad, on ju, või mida iganes sa elus mõtled, on ju. Et need on asendustegevused, on ju, need asjad, mis me endale loome ja endaga peab olema armastav selles mõttes, on ju. Et sa oled loonud neid asendustegevusi selleks, et ellu jääda. On ju, sa ei ole osanud selle haavaga, sa ei ole osanud ennast armastada sellisel moel, vastu võtta sellisel moel, mida sa tookord selle loo kohta uskusid enda kohta ja mida sa enda kohta arvad sellest asjast, on ju. Ja, ja võib-olla teised inimesed on oma eluga juba edasi absoluutselt liikunud teise kohta, sa ei tea seda, on ju. Ja sa ei tea, sest sa ei ole küsinud, sa ei ole julenud küsida, sest see häbi, see haav, see süü, see alandus, need uskumused selle ümber, see on kõik loonud sellise surmamurra. Nii et kuidas sa siis muutma hakata, ongi, ma väga julgustan sind, alusta sellest, et mine www.energiablokid.ee, hakka sealt avastama, et mis on sul energiablokid näiteks armastuse valdkonnas, raha valdkonnas, külluse üldse valdkonnas, suhete valdkonnas, on ju. Need kõik tulevad tegelikult välja sinna enda sisemiste haavade juurde. Meil on siis 5 erinevat sügavat sisemist haava, mis on vaja tervendada. Kui sul selle kohta rohkem huvi on, kirjuta mulle, on ju, hoia pilku peal mu meililistil. Ja tule ka alateaduse väljakutsele, aga alusta energiablokid.ee, on ju.